annab Eesti Filmiajakirjanike Ühing juba 26. korda üle oma aasta auhinnad, millest kõige tuntum on ilmselt preemia Eesti aasta parima filmi eest, ehk siis Neitsimaali pronkskuju, millega kaasneb ka Olympic-Casino poolne rahaline auhind ja lisaks tunnustame aasta levifilmi, loeme üles filmiajakirjanike 10 lemmikfilmi möödunud aastal kinodes linastunute seast ja lisaks anname üle preemia Eesti aasta filmiajakirjanikule. Äge, tunne on äge. Ma hästi armastan filme, mulle õudselt meeldib see hetk, kui kinos lähevad tuled hämaraks ja siis ekraan hakkab erendama ja ma tunnen, et kohe hakatakse jutustama lugu. No ja see mulle nii meeldib ja kuna ma saan nendest kirjutada ja rääkida nendest lugudest, siis ma arvestan oma tööd ka. Ja kuna minu kolleegid, kelle andest ja eruditsioonist ma väga lugu pean, otsustasid, et mulle anda aasta filmiajakirjaniku tiitli, siis ma olen väga meelitatud. Ma arvan, et ainult hea. Me nägime 2018 oli Eesti filmide kuldaasta, kõige ägedam aasta, mida me mäletame. No siin on suur osa muidugi tänu sellele, et oli Eesti Vabariigi 100 filmiprogrammi filmid, aga oli ka täiesti sõltumatut toodakut. Nii et raha läheb filmitootmisesse ja see on ainult hea, sellepärast, et mida rohkem inimesed saavad filme teha, seda suurem on šanss, et midagi tuleb sealt tõesti toredat. Ma olen Postimehes töötanud varsti peaaegu 10 aastat ja teinud seal erinevaid töid, aga nagu öeldud, filme ma olen armastanud terve oma elu jooksul. Ja kui Postimehe endine filmitoimetaja Tiit Tuumalo läks tööle PÖFFi, siis oli ainukene loomulik asi, et mina võtan kultuuritoimetuses need filmi asjad enda peale. Head uut aastat ja head uut filmiaastat. Minge kindlasti vaatame Eesti filme, vaadake Lotet, vaadake Eiat, kui te ei ole veel näinud. Ja loomulikult 14. tuleb veel uus Volmeri film, mida kindlasti minge vaatama, ma ei ole veel näinud, ma arvan, see on väga lahe. Ja veebruaris tuleb muidugi Tõde ja õigus, millest ma ootan väga palju. Vaadake Eesti filme ja käige kinos, vaadake filme kinos, see on ainuke õige viis filmide vaatamiseks.